Oikein jouluna. On niinku ilmassa. Nad teevad just lapse õigesti, võtke siia istet palun, siis kõik need kohad on teie jaoks, kõik need pingid, kõik siin ja seal. Oi, tere! Mul on 2 külalist veel. Mina lähen nüüd nende külaliste juurde, aga teie vaadake, mis kiisudel teile öelda on. Tere tulemast meie kassiooli. Ja, siia tulevad kokku kõik Tartu linna sõbralikud kassid. Tegelikult on ta natuke selle tädi Leenu ka. Ja, aga sõbrad, tulge ikka kõik siia. Kellel on mingi mure, kas on kodudega otsi läinud või näiteks ükskõik teine asi võib ka olla ära kadunud. Ja näiteks, kui tahad lihtsalt aega surnuks lüüa, vaata, ma näitan, vaata. Niimoodi lüüakse aega surnuks, vaat niimoodi. Või tahad äkki käest nullu lüüa. Aga seda ma ei näita, seda igaüks oskab ise ka. Mina olen Peeter, kesklinna kass. No teate küll sealt kesklinnast, sealt ärilinnakust. Ja kui te teaksite, kui palju olen mina siin oma peremehe Andrusega kohvikutes käinud. Ja minu peremees Andrus on kogu aeg kontoris. Ta töötab palju, oi kui palju, sellepärast et ta on ärimees. Aga ta hoiab mind või kuidas ta hoiab mind. Ja vaata, kuidas ta toidab. Oi, kui ta toidab. Aga tegelikult ega ma sellest ei tahtnudki rääkida. Ma tahtsin hoopis palju põnevama asja rääkida. No natuke on kurb ka. Meie Andrusega läksime täna hommikul sinna turga taha kohvikusse saiakesi tooma. Ja pärast tagasi tulles oligi pall käes. Andrus oli meie majavõtmed ära kaotanud. Ja kõik ära kaotanud. Ma ei tea, kuidas ta vahel nii ajameelne on. Nüüd otsib kaua, väga kaua aega otsib neid taga. Aga las ta otsib. Kui sa oled midagi ära kaotanud, siis pead ka üles leidma. Aga teate, mul on teile üks sõnum. Aga seda pidage kõik meeles. Punane kass on rahakass, rahakass. Punane kass on rahakass. Pidage seda alati meeles. Kõik, mis sädeneb, kõik, mis sätendab maas. Oi, kui te teaksite, kui palju on tänaval raha. Ma näitan, lapsed, kas te tahate näha mul raha? Jaa, mina ka tahan näha, ega mina ise täpselt ei teagi, kui palju minul raha on. Ma võtan siit välja, ma näitan. Ära tule, ta tahab mu raha ära võtta. Ma näitan, lapsed, vaadake, näete, siin on raha. Oi, kui palju raha. Sina ära tule, sina ära tule. Ma ütlen sulle, et sa ei tule. Oi, mis nüüd on? Nüüd on Andruse võtmed. Ärge enam minu poole vaadake. Tehke midagi muud. Vaadake kedagi teist.
oi. Kaisa, kas sa tuled nüüd? Oi. Oh, ei ole võtmeid. tere. mina olen Kusti. Karlova kass. kas teie olete Karlovas käinud? Jaa. Oi, ongi käinud. minu kodu Karlova on selline ilus roheline puumajakestega. seal on nii tore jalutada. Oi. Miau. Milline miljöö. Puitu siin ja seal. milline ajalugu. Oi. ja kui sõbralik kogukond. kassile ikka üks ütlemata tore pai. ma lausa nurrusin. kerge vihmakäe. kui need noored seal parlevad trepil. lapsed, kas teie oskate nurruda? nurrume koos. nurrupaus. kuidas kassid? tubli ka. kes oskab, nimetame, kes saab kõige tugevama nurru välja. Proovige lapsed, ma tahaks kuulda kohe. Raha eest. Oi, kui kõvasti tuleb. Juba tuleb päris ilusti. aga teate, ma kaotasin Liisi. oma sõbra, noore kunstniku. Ära puudu. tema ja mina, me olime nagu kaks hernetera ühes kaunas. herneid ju olete söönud? jalutasime pargis, mis oli täis õis ja õrna toota. ja siis korraga nägin, kuidas üks hiireke ennast leheprahi seest sõita püüdis. noh, ja siis ta viskas pidu maha ja mina talle järele. ma ei näinud mitte miskit endal, ma nägin vaid samakest endal. Püüa. mul läks ta peaaegu kätte saanud. Püüa. Minule toob Andrus ise Iiri. nojah, ja siis ma jõudsin ühte aeda. ja seal oli imehea kotleti. ega Liisi mulle kotleti sageli ei paku. Liisi ütleb, et me oleme taimetoitlased. Andrus toob mulle ise kotleti. aga perekond oli tore. Kas teil raha oli? Rikkad olid? Ei olnud raha. lapsed olid sõbralikud ja tegid mulle pai. Aga raha ei olnud. tehke mulle palun pai. ja pereema tõi mulle suure ja mahlase kotleti. Sellise juraka, saate aru? ja kui see kotlet otsa sai, See oli hea. siis oli Liisi kadunud. Liisi oli mu maha jätnud. ja nüüd ma siis siin olen. kassihoov on nagu magnet, mis kõik kassid kokku tõmbab. olgu siis eksinud või perenaiseta või kurvad või. ma ei tea, mida teha ja kuhu minna. ma ei ole nagu kõuges iga ämbri alt või kuskilt nurga taga mingi uue üllatuse või juurde leida. Siin on raha. mis sa näed? sul oli pall. võta pall. Lapsed, lisake talle tagasi. Nüüd läks minema. Ai, kui ära tule minu juurde, mida raha viia tahad.
teie arvate ka, supilill on selline salapärane ja natukene maagiline. Tunnete nii? Tunnete, jah? Jaa. Mina nimelt sattusin peale ühele suurele saladusele. Marta ja Kaarel käisid pööningul kolamas. Nad panid endale 11 kappi. Kaarel, ta on selline natuke trullakas poiss. Ja tema kukkus prauti läbi põrandaplaatide. Nad kuulsid ääri ja panid plehku. Aga mina olin kaval. Mina peitsin end ära. Tädi Leenu oli samal ajal trepikojas. Ja mina ootasin, kuni plats on puhas. Ja siis ma hiilisin välja. Ja tõmbasin põrandaplaatide vahelt välja sellise asja. Raha! Ai, kui palju raha! Minu raha! Natuke sain. Leidsin siit kohvrist sellised asjad. Need on vist ruunikirjad. Mina ei oska neid kokku panna. Kas teie oskate või? No tulge proovige. Kes oskab kokku panna? Kas te teadsite ka seda, et Supilinnas on ka kool? See kool on ehitatud vana kalmistu peale. Siin on kaart ka. Tahate näha? Näita, kus tuleb minna. Siia. See punane. Siia tuleb minna. Sinna peab mina. Lähen sinna. Siia samuti. Oi, kui tubli sa oled. Issand, kui tubli sa oled. Nüüd on saladus küll lahendatud. Ja teate. Aga mina pean sinna minema. Ja siis algaski minu öine seiklus. Ma pidin end peitma teiste kasside eest. Suruma end läbi kitsaste aedade. Aga mul oli ainult üks soov. See soov oli leida lahendus saladusele, mis oli peidetud kooli all olevale kalmistule. Ma jõudsin koolini. Kooli vundamendis oli nii suur auk. Ma pugesin sealt läbi. Kuni ma jõudsin kalmistule. Seal oli raha. Seal oli midagi palju põnevamat. Olin müstilise valguse keskel. Mul oli käes ruunikivide kohver. Kas sa saad? Kõik su enda välja mõeldi. Mis on tõsi? Tõumaru, kas sa saad? Kõu ei tuiska. Ole lugu. Kõu sa oled nii vopper. Tühjagi vaprus. Sina kuhke vapper. Sina vahtisid tõst mustikaga. Sa räägi neile oma lugu. Kõu ei vist viid taha. Mina kannas, et see on torrugi pista. Tere! Jaa. Minu nimi on Kohuke. Teate, Kohukese nimelisi ei ole palju, ma tean küll. Mina olen eriline. Kas te teate, miks ma Kohuke olen? Ei tea. Kas te teate? Ilus oled. Ja just, mul on nii ilus, pehme ja läikiv karm. Ja katsuge, kas on ilus saba? Ai, kui minä. Täna hommikul, kui ma aknalaua peal peesitasin, siis lendas üks liblikas aknalaua peale
noh, see on äge. mina siis mõtlesin, et mis ta passib seal, et too 12 oli käinud käpaga. aga siis käis kõik nii kiiresti. ma ei teadnudki nagu, mis juhtus. ja kujutage ette, järgmine hetk olin ma modas. kujutage ette, pesu, ehtsalt modas. see polnud veel kõige hullem, sest järsku kuulsin ma kellegi taga oma hingamist. pöörasin ümber ja mind vaatis suur koer alla vastu. tema ninasõõrmetest tuli jälki koerahaisu. keel riples hammaste vahelt välja. ta vaatis ainiti mind. siis ma läksin suvaliselt loomulikult ajama. aga teate, tema järgnes mulle. ta käis ikka tümps mulle järel. järsku olin ma nurka surutud. ma rahunesin. mõtlesin, et äkki ta ei olegi nii paha. aga siis tuli oma kihvad mulle kõrva. Need on kõrvpõru. minu kurb kotki. Oi, kuule. On kaikki ja natukene. Mis sa kuuled? Mina ei kuulnud. aga noh, teate, siis ma õppisin, et enda eest peab seisma. ja ma olen küll hästi väsinud ja kurnatud, aga olen kõik need 5 silda läbi jooksnud. kas teie teate kõiki neid Tartu sildasid? teate? ma tean, mängime ära arvamismängu. mina näitan teile silda ja teie arvate ära, mis sillast ma räägin. noh, mis sild see on? Korrati. mis sild jah? Kuratisi. kuradis. ja siin number 2 ja. mis sild see on? Inglise. siis on siis üks selline suur, mis läheb ühelt poolt teisele. osad on sealt isegi üle kõndinud. ma küll ei julgeks. mis sild see on? Kaarsild. üks tuli mul veel küll siia. mis sild? Keerusild. peaaegu. sõbrad. jaa, kes ütles? Prusesild. jah, vot. ja teate, nii ma õppisin enda eest seisma. Ja, tublid. jaa, õige kohuke. iga kass peab enda eest seisma ja mitte alla andma. me Raua-Liisiga ka ei anna alla. juba 200 aastat valmistame me jooki, mis inimesed targaks teeb. jaa, me nimetame seda Taareliina tarkusjoogiks. jaa. mina olen kast Mõru. ma elan koos Raua-Liisiga Hiina linnas, ühes varjulises ja poola põnenud majas. jaa. mis te arvate, kes Raua-Liisi on? ehitaja. ei. mis teie arvate, kes Raua-Liisi on? Apteeker. valesti. ma annan teile vihjeid. me teeme võlujooki. Võlur. ei ole võlur. Ma siis ei tea. Raua-Liisi on nõid. Raua-Liisi on tark nõid. jaa. varem elasime me metsas. seal olid vaid varesed ja rebased. aga siin Tartus, siin on palju õppureid. siin hinnatakse meie kunsti kõrgelt. kas te teate, et maagilised jutud Raua-Liisist on rändamas igal pool üle terve linna. jaa, nii igal täiskuu öösel. nii kui me lähme nõiakööki, paneme paja tulele. nii on kari lagusid ukse taga. igaüks tahab jooki saada. ei, ega me igaühele ka ei anna. ikka küsite ka neid, kes ja mis selle joogiga teeb. sest et üleliigne tarkus
võib vallandada Tartu vaimult. olete te kuulnud, kes see on? Teate, mis tont see on? Ei tea. Teate? Ei tea. Ei tea. Ei tea. See on üks kole tont, me parem ei proovigi seda. Ära jooja. Võlujooki me täna ei joo. taha. Aga tädi Leenul on 2 külalist, kes jagavad tarkust ilma võlujoogitagi. Mis kohas? Jaa. Vaat see on hea. Kas te tahate kuulda? täna on meil külas 2 inimest, kes teavad kassidest kõike. Ja nüüd on nende kord teile rääkida, mis juhtub siis, kui kassid jäävad oma peale. Aga palun ja kiisukesed, tulge nüüd kõik siia, kis. Teie kallikesed, tulge. Mul on see, et ma püüan.